praegult ma koon kangrutelgedega, mis siis on kasutusel 20. sajandi algusest. Enne seda kasutati siis maatelgi, mis on siit nüüd nende rullikutega. Pärast te näitate neid. Need kangruteljed on siis vippidega ja siia peale annab siis panna erinevaid kirimustreid. Ehk siis mida rohkem vippe, seda rohkem saab panna ka tallalaudu. Kiritelgedega saab siis kududa alates kaltsuvaipadest kuni kõige raskemate kliinikute või ka vaipade või milleni iganes, kus siis on väga suured mustrid ja hästi palju tallalaudu ja palju vippe ja vaheldajad. Selleks, et kududa saaks, on vaja kangale peale panna lõim. Vanasti kasutati väga palju linast, et ta oleks siis tugev ja teda oleks ka hea vanutada. Kui nüüd, ja samuti koeks oli siis oma kedratud villane lõng. Lõimepoomi peale pannakse siis lõim. Siis on üle mille see lõim tuleb, on siis selgpuu, siis siin ees on rindpuu, mille peal kangas jookseb, siis on vipid, on nüüd kangrutelgedel. See on nüüd oluline vahe, et kangrutelgedel on vipid, siis on nii laastud, siis on vaheldajad, ülemised, alumised ja kõige all on tallalauad. Siis on veel, mis mind on nüüd õpetatud, et kui kangast nüüd tähendab lõime järgi lasta, siis seda nimetatakse Anna ja selleks ma lasen järgi lõimepoomi. See ei ole muidugi õige keel, sest see on minu memmede käest tulnud keel. Ja kuidas kangast siis alla saab kedrata, see on võtta. Ja pingutame. Et kangas oleks siis kenasti pinges. Puuvillast kangast võib pingutada rohkem, villast kangast ei pea nii palju pingutama, aga see on teine jutt. Ja siis saame jälle edasi kuduma hakata. Hetkel ma koon hästi lihtsat asja, on tavaline triibu kangas 4 tallalauaga ja koon teda toimselt. Koe toimselt tähendab siis seda, et ma tahan, et ma katan ära lõime. Et lõime ei jääks paistma. Lõime jääb nüüd paistma ainult teiselt poolt, kui on koetoimne kude. Kui ta oleks nüüd labane kude, siis sel juhul ma saan mängida suaga, et kui ma ei taha, et lõim nagu paistma jääb. Et mida hõredam suga, seda tihedamaks ma saan kanga lüüa. Vipid on nüüd ühendatud nüüd vaheldajatega. Ülemised ja alumised vipid. Et ühed siis langetavad, teised siis tõstavad. Nii, siin on siis need, kus on mul käivad siis läbi nüüd need niied, mille vahel on siis pandud lõngad. Ja nüüd, kui ma tallalaudu tõstan, siis, või vajutan alla, siis ühed nagu tõstavad, teised nüüd jälle langetavad ja niimoodi nad on omavahel nagu ära ühendatud. Et tekitada siis siia vahe, kust ma saaksin siis siit lõnga viilida. Hetkel ma ei mööda, ma ainult loen lõngu, sest kui ma peaks kõik need vahed ära möötma, siis ma ei jõua lihtsalt mitte kuskile. Et see käib nagu silma järgi. Aja pikku tuleb. Ja kanga peal on nüüd pingutaja. Vanasti seda kasutati väga vähe.
aga siis, kui hakkas juba nagu minema see, ütleme niimoodi nagu hakati raha sellega teenima, ehk tekkis nagu masstoodang, et siis nagu oli pingutaja väga oluline, et kangast tuleks ilusti ühtlane ja et ei tekiks siis siin vinka-vonkasid nagu sisse, jah, et tõmbad sissepoole või jätad lõdvemaks või mis iganes. Et pingutajaga siis saad nagu hoida seda ilusti kanga laiust. Et nüüd ma nagu tõstan ka seda edasi. Ja panen jälle kinni ja siis ma saan jälle mingi maa jälle edasi kududa ja siis saab jälle pingutajat edasi tõsta. Ja praegu ma tammin siis toimset kangast, mis tuleb nagu järjest tampida kogu aeg. Et ühest otsast teise otsa ja siis jälle otsast peale alustada. Ja tampimine toimub siduse järgi. Nii. Praegult ma koon nagu kanga taga sussidega. Muhusussidega, et oleks meil ilus vaatepilt, aga tegelikult on mind õpetatud nüüd niimoodi, et kanga taha ei lähe ühegi jalanõuga, vaid sa võtad kanga juures ära oma jalanõud, see tähendab seda, et sa austad seda kangast ja sa kood kangast kas siis paljajalaga või sokiga või villase sokiga või mis siis iganes, aga mitte kunagi jalanõuga, et nii palju pead kangast austama. Nüüd sai lõng otsa, nüüd võtan oma selle ära ja vahetan ära. Et alustatakse, läheb see maha, siis siit. Nüüd. Ja see jääb.